Soovitakse, et need kaks rindejoont oleksid omavahel seotud, aga nii see lihtsalt on. Ja see on tingitud sellest, kuidas Hezbollah ja Iraan on seda arutanud. Nagu nad on öelnud, kui Iisrael ründab Lõuna-Liibanoni, mida nad on ka teinud, siis Hezbollah ründab Põhja-Iisraeli. Ja kui Hezbollah ründab Põhja-Iisraeli, siis Iisrael ründab Beiruti ning see toob Iraani mängu. Nii et sa ei saa neid kahte tegelikult lahus hoida, eriti arvestades seda, kui palju mõju Hezbollahil on. Nad võivad sisuliselt sõja igal hetkel uuesti alustada ja nad tegutsevad Iraani mõju all. Nii et sisuliselt viib kõik nende juurde tagasi. Nad on omavahel lahutamatult seotud ja nad ei ole tegelikult veel Põhja-Iisraeli tulistanud. Siiski on umbes tund aega tagasi Põhja-Iisraelis Zaritis kõlanud paar sireeni ja paar tundi enne seda ka Galilea põhjaosas. Kokku on 4 raketti suunatud Lõuna-Liibanonis paiknevate Iisraeli kaitseväe sõdurite pihta, kuid ükski neist ei ole jõudnud Iisraeli territooriumile. 2 neist tulistati alla ja 2 maandusid avatud aladele sõdurite läheduses. Aga probleem on selles, et kui ajalugu kordub, liigub Hezbollah järjest üha sügavamale Iisraeli territooriumile. Võib juhtuda, et üks rakett ületab Iisraeli õhuruumi, võib-olla ei põhjusta see isegi mingit kahju Iisraelis. See võidakse alla tulistada, see võib maanduda avatud alale, aga see annab Iisraelile ettekäände. Ja just seda Hezbollahile meeldibki teha. Nad testivad piire, et näha, kui kaugele nad saavad selle kokkuleppega minna, sest nad ei taha, et Iraani ja Iisraeli vahel oleks kokkulepe. Nad ei taha ka, et Iisraeli ja Liibanoni vahel oleks mingit kokkulepet. Nad tahavad kasu lõigata Liibanoni kaosest ja ebastabiilsusest, mis on viimase 10 jooksul kuhjunud. Ja just selles olukorras on nad kõige tugevamad. Seega tahavad nad seda võimalusel takistada. Selleks peaksid nad tulistama Põhja-Iisraeli suunas. Seda pole me veel näinud. Kui see aga järgmiste päevade jooksul juhtub, ei oleks see üllatav. Joe, mida see kõik tähendab Põhja-Iisraeli elanike jaoks, kus sina oled? Milline on sealne õhkkond? Kas see on lihtsalt jätk sellele, mis on viimastel kuudel toimunud? Põhimõtteliselt jah, eriti just Hezbollahalt, kuid enamikust riigis kardetakse rohkem Iraani, sest nende raketid ulatuvad kaugemale ja need on tugevamad ning raskemad raketid. Kui toimub rünnak Iraanist, on Iisraeli elanikel 5–10 minutit aega varjendisse jõudmiseks. Sama kehtib ka siin Põhja-Iisraelis. Kui aga droonid, raketid või õhurünnakud tulevad Liibanonist, on neil vaid paar sekundit reageerimiseks. Seetõttu on nendega palju keerulisem toime tulla. Iisraeli kaitseväel pole piisavalt aega nende tõrjumiseks. Ja mõnel juhul, eriti FPV droonide puhul, mida Hezbollah on viimastel kuudel kasutanud, on neil väga raske neid tõrjuda. Ja see seab Põhja-Iisraeli elanikud ohtu. Siinsetel inimestel on erinevad arvamused Hezbollah rünnakute kohta. Mõned inimesed on otsustanud põgeneda, kuid enamik inimesi on sellega tegelenud juba viimased 2,5 aastat. Kui nad pole siiani lahkunud, siis pole mingit põhjust, miks nad peaksid lahkuma. Kui Hezbollah ei suurenda oluliselt oma rünnakuid, mida nad ei olnud teinud enne siinset relvarahu kokkuvarisemist, siis pole neil põhjust muretsemiseks. Kui nad aga tõesti kiirendavad seda veelgi, siis hakkavad nad vaatama oma juhtide poole. Ja juba on olnud pingeline suhe siin Põhja-Iisraeli piirkogude juhtide ja Iisraeli valitsuse vahel. Nad tunnevad, et valitsus on nad hätta jätnud, sest soovib hoida majandust avatuna. Nad tahavad jätta mulje, et siin Põhja-Iisraelis jätkub kõik tavapäraselt. Aga nad ei tunne, et see nii oleks, kui pidevalt langeb raketirahe. Nii et inimeste ja valitsuse reaktsioonid on erinevad. Aga praegu on kõik endiselt avatud ning on lootust ja positiivsust, et võib-olla püsib praegune relvarahu Iisraeli ja Hezbollah vahel. Aga need hirmud võivad peagi hajuda. Joe Brown Põhja-Iisraelist viimaste uudistega. Aitäh selle värskenduse eest!